On väga suur tõenäosus, et siin minu selja taga istub mõni väike laps, kellest tulevikus saab astronaut. Sellepärast, et kõik need 200 noort on teinud läbi programmi, mis kestis terve aasta ja mis kannab nime Treeni nagu astronaut. Rahvusvahelise haridusprogrammi panid kokku kosmoseteadlased ja astronaudid. Õppematerjalide kogumiks sisaldab 40 eriilmelist liikumise, loovuse ja uurimisega seotud õpitegevust. Tervislik liikumine, toitumine ja võib-olla selline nagu teadusest rääkimine hoopis teise nurgal. Euroopa Kosmoseagentuur on ellu kutsunud sellise ägeda programmi just noortele nagu selles moodi astronaudi moodi treenida ja siis Eesti on nüüd ka esimest korda selline, kes teeb kogu selle programmi läbi. Programmi raames kogunesid täna 200 särasilmset koolijuutsi Tõraveres Tartu observatooriumis, kus uudistamist oli palju. Ma ei teadnud, et teleskoobid nii suured on, seega see on päris põnev. Igasugused mõtted tulevad pähe. No, nagu näiteks? Et kui palju neid tähti on ja mis elu seal kogu aeg käib ja... Tundub selline põnev asi, jah? Väga. Kas sa tahaksid ise kunagi astronaudiks saada? Kosmosesse olen unistan küll minna. Aga ise on mul teistsugune unistus. No milline? Piloodiks saada. Meil on siin iga kuu tähtede õhtud observatooriumis, kus siis õhtuti tulevad ja saab vaadata siin läbi suure teleskoobi. Et eelmine kuu vaatasime Kuud ja Jupiteri näiteks. Kui te neid planeete olete vaadanud ja uurinud, siis milline planeet teile tundub kõige põnevam? Jupiter. Miks Jupiter? Sellest saab läbi minna. Mul on ka Jupiter. Ja sama põhjus, sellest saab läbi minna. Nii? Minul on Neptuun. Nii, miks? Sellepärast, et selle pinnal sajab teemanteid mõnikord. Mis täna kõige põnevam küsimus on olnud? Näiteks see, et kas see suur teleskoop läheb kosmosesse. See oli kõige põnevam. Noored käisid ka kosmosemissioonide simuleerimise keskuses, mida maa-aluse asukoha tõttu kutsutakse kosmosepunkriks. Seal saadi aimu kuust ja selle pinnavormidest. Et seal sai nagu graniit liiva peal käia. Ja siis nagu seal oli selline ratas, mis käis ringi. Ja see oli veel põhimõtteliselt nagu mängukulgurka, mis väga ei liikunud. No Miia, mis sulle meeldinud kõige? Mulle meeldis ka see kuu. Kuu, jah? Seal kuu peal oli nii äge. Kui sa õhtuti taevas vaatad, mis sul mõtted on, mis sul peast läbi jooksevad? Kuidas seal kuu peal üldse välja näeb ja? Tahaksid ühel päeval ise vaatama ka minna või? Jaa. Nii, ja sina? Mulle on praegu meeldinud kõige rohkem teleskoobiga vaadata. No, kuidas teie õpetaja näete, et kuidas selline programm, et treeni nagu astronaut tegelikult nii väikestele õpilastele meeldib, mis neid motiveerib? Mina ütleks, et lastele väga meeldib. Nad teevad ise kogu aeg ettepanekut, et teeme jälle neid kosmonaudi harjutusi. Ma arvan, et neile ikkagi meeldib kõik, sellepärast, et me seletame pärast lahti, et mida kosmonaut sellega tundis või miks kosmonaut seda tegi. Mission X treeni nagu astronaut programm algab taas sügisel ja kõik koolid on oodatud osalema.